juhid ongi läbimas erinevaid juhtimislikke põlvkondi, on juhte, kes on paratamatult kinni nii-öelda esimeses põlvkonnas, kus kohas juhtimine tähendaski tegelikult selliseks nagu bossiks olemist ja kontrollimist ja ülevaatamist. Ja tegelikult see esimene põlvkond tuleneb juba kuskilt tööstusrevolutsiooni aegsetest aegadest, kus siis inimeste roll oligi täita seda lõiku, mida masinad veel teha ei suutnud, ja juhi ülesanne oli olla siis ülevaataja, nii nagu masinatele oli standard ja kvoot, oli ka inimestele standard ja kvoot, ja siis teatud regulaarsusega viidi läbi sellist tegevust või sellist nähtust nagu performance appraisal, mis siis tänapäeval on tõlgitud arenguvestluseks, mis rõhutab kontrolli, rõhutab hierarhiat, rõhutab tegelikult hirmu, et mina tulen ja kontrollin sind, kas sa saad oma tööga hakkama või ei saa. Ja vaat esimese põlvkonna juht kasutabki selliseid printsiipe, tema peamiseks töövahendiks ongi hirm, inimesed kardavad teda, sest et nendel on töökoht kallis, nendel on sissetulekut vaja, mis tõttu nad pigem hoiavad oma suu kinni ja teevad kõik ära, mis on siis palutud. Kuskil 90ndatel aastatel hakati rääkima juhtimise teisest põlvkonnast, kus siis jõuti nii-öelda ülemuse tüüpi juhtimiseni, ja need olid siis juhid, keda õpetati, koolitati ja nad said targaks, aga natukene jutumärkides, et nad lugesid palju, nad teavad kõike teoorias, nad väga julgekeeleliselt kasutavad loosungid, meie töötajad on meie suurim vara, aga samal ajal töötades sellise juhi alluvuses sa tunned, et tegelikult ta on jätkuvalt ikkagi seal nii-öelda bossi positsioonil, ta ei kasuta seda kõike, mida võib-olla tal oleks võimalik kasutada. See oli ajastu, kui personali spetsialistid, eksperdid hakkasid välja pakkuma erinevaid instrumente, 360 kraadi uuringut, lase ennast hinnata, lase oma töötajatele ennast hinnata, lase oma juhile ennast hinnata, lase oma kolleegidele ennast hinnata, saad aru, kuidas sul läheb. Aga selline ülemuse tüüpi juht ütleb selle peale, et hästi läheb. Miks mul on vaja mingit tagasisidet? Ma tean väga hästi, ma tunnen oma tööd, ma tunnen oma valdkonda, ma tunnen oma ala ja see on lihtsalt statistika. Üks ühele vestlused, mille peale juht ütleb, et mul ei ole neid vaja näiteks. Miks mul on vaja? Kui mul on vaja midagi, siis ma lähen töötaja juurde, me istume kogu aeg samas ruumis, samas kabinetis, mis ma peaksin veel aega raiskama selle peale, et temaga kuskil regulaarselt kokku saada. Jah, meil on arenguvestlus ja arenguvestluse eesmärk ongi siis aastas korra hinnata, said hakkama või saanud hakkama, tuleb palgatõus või tuleb palgatõus. Aga töötaja poolt vaadatuna see ei ole tõenäoliselt eriliselt motiveeriv. Ja nüüd kuskil 2000ndatel aastatel hakati rääkima kolmandast põlvkonnast, eelkõige idufirmade sellisele esiplaanile kerkimisega, kus siis idufirmade juhid tundsid, et me ei konkureeri mitte enam ainult klientide nimel, vaid me tegelikult konkureerime hoopiski talentide nimel. Meil on vaja parimaid insenere, parimaid inimesi ja kuidas neid inimesi saada. Okei, palka me suudame kõik väga kõrget pakkuda, aga inimesed tegelikult ei vali ainult palga järgi, sest et kui sa oled teatud palgapunktist üle, siis muutuvad muud asjad oluliseks. Ja esimene asi, mis oluliseks muutub, ongi see, et kuidas juhitakse. Kui selge on see visioon, kui läbipaistev on juhtimiskultuur, kui palju juhid iseenda arenguga tegelevad, kui palju nad tegelikult kaasavad oma töötajaid meeskondi otsustesse, juhtimisse ja kui palju nad süsteemselt kulutavad oma ajast selleks, et oma töötajaid motiveerida. Ja see on siis see põlvkond juhte, kes ei käsitle enam juhtimisena seda iganenud definitsiooni, mille kohaselt juhtimine tähendab oma eesmärkide saavutamist mingite inimeste kaudu, vaid nemad näevad juhtimisena hoopiski laiemat kontseptsiooni. Nemad ütlevad, et juhtimine tähendab inimeste sisemiste vajaduste või ootuste või motivaatorite välja selgitamist ja nendega teadlikku tegelemist, et tekitada inimestes tunne, ma tahan seda tööd selles organisatsioonis ja võib-olla isegi kõige olulisem, nagu Gallup ütleb, koos selle juhiga teha. Ja kui juhil õnnestub see eesmärk saavutada, siis võibki öelda, et tegemist on väga-väga hea juhiga. Sellepärast, et kui sa saad teada, mis su töötajaid tegelikult motiveerib, mida ma tegelikult saaksin omalt poolt teha selleks, et nende tahe mind aidata, meie meeskonda aidata oleks kõrgem, siis võib öelda, et sa selle juhtimisliku inimeste dimensiooniga oled juba väga-väga hästi hakkama saanud.